Tervitused! Mul on täna teile midagi päris põnevat. On ilmunud uus raamat Algõpetused, mida meile oleks tulnud õpetada ja see raamat on tõlgitud Sam Solani apostlike õpetuste baasil. Väljaandja on I Am Center. Ma panen video alla ka lingi, kust saab otse seda raamatut tellida. Ja kuna see on algõpetused ja see on tõesti midagi sellist, mida me kõik peaksime teadma, kuid nii mitmeid asju ei ole meile õpetatud sellised, nagu need siin on kirjas, siis on see raamat ka väga soodsa hinnaga, kõigest 8 eurot. Kaan on jällegi kujundatud imelise Ain Varese poolt. Ja ma valisin sellise peatüki, mille ma tahan täna ette lugeda, nagu tulega ristimine. Ja põhjuseks, miks ma valisin selle peatüki, on just see, et viimasel ajal on minuga mitmed inimesed ühendust võtnud, kes on päris keerulistes olukordades ja nad ei mõista, miks. Kuid ma usun, et see peatükk annab nii mõnelegi vastused. Ja kohe ma lähengi selle peatüki juurde. Niisiis tulega ristimine. Teemasid lähemalt vaadates oleme jõudnud järeldusele, et üks põhjusi, miks inimesed tänapäeval üles ei kasva ja Kristuses küpseks ei saa, on see, et nad ei tunne algõpetusi. Algõpetused ei tähenda, et need on ebaolulised. Enne ajalehe lugemist tuleb ju minna algkooli ja enne kui suuta lahendada keerulisi matemaatilisi võrrandeid, tuleb õppida numbreid. Lapse eas on algkool eluliselt oluline, sest see tutvustab lapsele hariduse põhialuseid. Nii tuleb ka usus noorele tutvustada meie usu elementaarseid põhitõdesid. Elementaarne või algne ei tähenda seega lihtlabast või mitteolulist, vaid teadmisi, mis tingimata peavad olema su vundamendis, et sul üldse oleks mingi vundament. Praegusel ajal põhineb kirikukultuur suuresti isiksustel. Inimesed järgivad juhte ja see, mille poole juht kaldub, eristab ka ühte gruppi teisest. Kui sa aga üldse tahad isandas üles kasvada, siis on asju, mida sa lihtsalt pead teadma. Vaja on algtõdesid meeleparandusest, surnud tegudest, usust Jumalasse, ristimisest, käte peale panemisest, surnute üles tõusmisest ja igavesest kohtuotsusest, mille nimetab ära heebrealastele 6. peatükk ja salmid 1-2. Siiani oleme uurinud meeleparandust surnud tegudest ja usku Jumalasse ning praegu arutame ristimisi, mida on kokku 4. Vaimuga ristimine, vaimu ristimine ehk ristimine vaimu poolt, tulega ristimine ja veega ristimine. Järjega oleme jõudnud tulega ristimiseni. Tulega ristimise mõistet tutvustatakse meile Luuka evangeeliumis 3. peatükis ja see on ristija Johannes, kes sellest räägib. Sellest kirja kohast on meile ka varem juttu olnud, kuid rääkisime vaimuga ristimisest ja nägime, et see, kes ristib vaimuga, on Jeesus. Jeesuse ristimine on vaimuga ristimine. Teine ristimine, millest Jeesus sind läbi toob, on tulega ristimine. Luuka 3:15 ütleb, rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. Johannes aga vabastab nad sellest eksiarvamusest ja ütleb 16. salmis, mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Kui sa käid koos Jeesusega, siis on tal sinu jaoks 2 ristimist, millest kumbagi ta ei teinud siis, kui ta siin maa peal oli. Me oleme juba uurinud vaimuga ristimist ja nägime, et Jeesus ei ristinud maa peal olles kedagi vaimuga. Samuti ei ristinud ta maa peal olles kedagi tulega. Kuid sina, kes sa otsid isandat Jeesust Kristust, võid olla kindel, et läbi oma kristliku elu koged sa tuld Jeesuse Kristuse enda käe läbi.
Mõnikord arvatakse, et tulega ristimine oli see, mis juhtus 4 pühipäeval, kui apostlite peale laskusid hargnevad tulekeeled. Tegelikult mõeldakse pühakirjas tulega ristimise all kannatuste ristimist, kus sa saad osa Kristuse kannatustest. Hargnevad tulekeeled esindasid püha vaimu ennast, nii nagu ta ühel teisel juhul laskus Jeesuse üle tuvi kujul. Tulega ristimine või tulest läbikäimine on osa sinu kogemusest usklikuna. Kui sa pole usklikuna midagi kannatanud, siis on tõenäoline, et sul ei ole ka küpsust, sest Jumalal on kannatustele uskliku elus kindel koht. Peetrus viitab sellele oma esimeses kirjas öeldes: armsad, ärge võõrastage enestest tulekuumust, millega teid pannakse proovile, nii nagu sünniks teile midagi võõrast, vaid rõõmustage, et nii nagu te olete Kristuse kannatuste osalised, võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. Edasi ta jätkab ja räägib, mida tähendab osaleda Kristuse kannatustes. Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged head tehes tema ustava looja hoolde. Need on 1. Peetruse 4. peatüki 12, 13 ja 19 salmid. Mis on uskliku kannatamise eesmärk ja miks peetakse seda kannatuste ristimiseks? Sa sõna otseses mõttes lähed mingis eluvaldkonnas läbi kannatuste. Sa käid nende kannatuste all. Miks on Jeesus see, kes neid kannatusi sulle osaks laseb saada? Kui täna keegi kannatab usklikuna, langeb ta tavaliselt teiste usklike põhjaliku uurimise ja kohtumõistmise alla. Nad ütlevad, kui sa kannatad, siis sellepärast, et sa teed midagi valesti. Või sa kannatad, sest Jumal on sinu peale vihane. Tean omast käest, kuidas ma oma elus kannatustes läbi minnes olen püüdnud leida, mida ma valesti olen teinud, et sellest rõõmuga meelt parandada, sest kui sa kannatad, siis sa ju soovid kergendust. Kui sa kas või oletad, et oled midagi valesti teinud, siis sa parandad sellest meelt. Ma olen kannatuste ajal parandanud meelt asjadest, mida ma üksnes mõtlesin teha. Rääkimata asjadest, mida ma olingi teinud. Mitmeid kordi olen parandanud meelt asjadest, mille puhul teadsin kindlalt, et olin seda teinud. Ometi ei muutnud see minu olukorda ja ma jäin edasi kannatuste paika. Siis tuleb vaenlane ja süstib sulle pähe mõtte, aga võib-olla sa päriselt ei parandanudki meelt. Seepeale sa parandad uuesti meelt ja teed seda nii kaua, kuni arvad selle vajaliku olevat, sest sa eeldad, et see toob leevenduse. Kannatusi võib olla mitmesuguseid, näiteks need, mis tulevad ebakindlusest või olukorra ebamugavusest, suuna või eesmärgi tunde puudumisest, tundest, et kõik su võimalused on läinud, või sellest, et sul pole piisavalt vahendeid, kas siis finantsiliselt või tervise osas, või on sul probleemid laste või tööga ja muud sellised. Sa mõtled, et kui sa vaid leiaksid selle kannatuse juure, selle, mida sa oled teinud, et selle kannatuse, mida sa oled teinud, mis selle kannatuse põhjustas. Kui sa vaid selle üles leiaksid, sellest meelt parandaksid ja eluga edasi läheksid, siis oleks kõik jälle hästi. See ajab päris kimbatusse, kui teed kõik, mida arvad, et peaksid tegema ja ikkagi midagi ei muutu. Kui see juhtub, siis tea, et kannatustel on uskliku elus väga vähe tegemist asjadega, mida ta valesti on teinud. Me hoiame oma elus sama kurssi ja jääme sellele seni, kuni juhtub midagi, mis paneb meid uurima, kas on aeg muutusteks. Mõista, et inimolendil on vaim, hing ja ihu.
See on kirjas esimese Thessaloniklastele 5, 23 ja 24. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ning hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Ustav on see, kes teid kutsub, küll tema teebki seda. Sul on vaim, hing ja ihu ning tavaliselt otsustab asju hing. Luba mul võtta üks hetk ja näidata sulle, et ka Jeesusel oli vaim, hing ja ihu. Markuse evangeeliumi 14. peatükis salmis 34 ütleb Jeesus, mu hing on väga kurb surmani. Nii et tal oli hing. Salmis 38 ütleb ta, sest vaim on valmis, aga liha on nõder. Seega Jeesusel on ihu, tal on vaim ja tal on hing. Me nägime, kuidas tema vaim võttis omaks Jumala tahte, aga tema hing võitles läheneva ristilöömise vastu, eriti aga nõude vastu, et tema jooks sellest karikast, mis sisaldas kogu inimkonna kõiki patte. Tema õigemeelne hing ei suutnud taluda mõtet, et tema tehakse patuks, kui tal endal ei ole ühtegi pattu. Miks pidi Jeesus sellest kannatusest läbi minema? Kas ta oli midagi valesti teinud? Ilmselgelt mitte. See oli tema saatus, millesse ta oli sündinudki. Ta sündis, et saada patuks, et igaüks, kes on patune, leiaks temas kohase ohvri, vahetuseks oma pattude eest. Tema, kellel polnud mingit pattu, sai patuseks, nii et kõik, kes on patused, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest, mida ütleb roomlastele 3:23, et kõik võiksid leida temas lepitusohvri oma pattude eest. Me näeme, et kannatuste ristimine ei ole alati seotud asjadega, mis vajavad sinu elus korrigeerimist. Tihti on kannatuste ristimine seotud sellega, et sul on saatus isandas ja mida küpsemaks sa saad, seda enam peab su hing andma teed püha vaimu seatud prioriteetidele, millega su vaim on nõus. Inimese hing on aga vaimuga konfliktis. Inimese vaim on osaduses püha vaimuga, kuid tema hing on vaimuga konfliktis. Jumala püha vaim, kes on osaduses sinu vaimuga, ilmutab sulle isanda meelt. Aga kui see meel on ilmsiks saanud, saab hing aru, et kui see teostuks, kaotaks ta oma juhi rolli ja valitsuse ning see talle ei meeldi. Seepärast hakkab hing ühel hetkel Jumala ja sinu vaimuga võitlema, et oma võimu säilitada. Põhjus, miks hing tahab võimule jääda, on see, et ta tajub, mis toimub. Ta tunneb su elu mustreid ja teab, kuidas tüüri juures püsida. Ega taha kuidagi sellest õigusest loobuda. Pigem tahab ta taandada Jumala asjad neisse piiridesse, mida ta suudab oma kontrolli all hoida ja allutada need omaenda eelistustele. Kui sa lased seal sündida, muutub su usk tegude religiooniks. Sa mõtled välja, mida Jumal võiks tahta ja annad talle, mida sina arvad, et talle meeldiks saada. Tore, kui see töötaks, aga paraku on nii, et loomupäraselt ei tea inimene, mis on Jumala tahe. Jumal peab oma tahet sulle ise ilmutama. Sa ei saa seda ise välja mõelda. Need pole mingid üleüldised head teod, mida sa oled kutsutud tegema, et saada Jumala heakskiitu. Jumalal on sinu jaoks plaan, mis on teada juba maailma rajamisest alates. Ja see plaan hõlmab seda, kuidas ta konkreetselt kavatseb sinu sees ja sinu läbi elada. Jumal on loonud su isiku nii unikaalsel viisil just sellepärast,
Et kui sa oma elu talle annad, siis ta saaks tulla ja elada sinu sees ning töötada sinu läbi. Ta juba teab, mida ta tahab sinu läbi teha. Ainus küsimus on, kas sa oled nõus end tema valitsusele allutama? Kui sa ütled talle, Isand, siin on minu elu, võta see ja tee sellega, mida tahad, siis see võib tunduda sulle suure ohvrina. Tegelikult aga on Jumalal juba valmis plaan, kuidas ta kavatseb sinu läbi elada, kui sa annad oma elu talle ja kutsud tema juhtima. Ei ole nii, et ta päästab su ja annab su elu sulle siis tagasi. Ta päästab sind iseendale ja võtab selle elu, mida sa talle pakkusid, et nüüd ise selle läbi elada. Su hingele see aga ei meeldi. Hing tahab teistsugust lahendust ja nii hakkabki ta vaimule vastu sõdima. Kannatus uskliku elus keskendub tema hingele, tuues uskliku vastavusse sellega, kuidas Jumal on teda elama kavandanud ja mida ta kavatseb inimeses teha. Konflikt inimese sees tema hinge ja vaimu vahel seisneb selles, kas inimene määrab oma elu ise või ta alistub Jumalale ja laseb Jumala vaimul oma elu juhtida. Konflikt ongi seal ja kannatused on vahend, mille läbi hing päästetakse. Kui sa tuled Jeesuse juurde, päästab ta kohe su vaimu. Jumala vaim asub sinusse elama ja kinnitab, et sa oled Jumalast uuesti sündinud. See on, mida roomlastele 8, 14 ja 16 ütleb, sest kõik, keda Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Ja seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Seega päästmine toimub siis, kui püha vaim tuleb sinu sisse ja on osaduses sinu vaimuga, kinnitades oma pitseriga, et sa oled Jumalast sündinud. Hing aga päästetakse järk-järgult. See toimub siis, kui hing tuuakse paika, kus tal tuleb loobuda oma tahtest, oma enda valitud suunast, kontrollist oma elu üle ja ta annab selle üle oma vaimule, kes on osaduses püha vaimuga. Püha vaimuga osaduses olev inimvaim mõistab Jumala meelt ja eesmärki, mille jaoks ta loodi. Reformatsioon toimub selles kontekstis. Inimese olemus muutub, ta ei ole enam oma hinge valitsetav, vaid ta saab Jumalale kättesaadavaks ja ta on võimeline laskma Jumalal endas elada. Jumala vaimu läbi, kes on osaduses inimese vaimuga, elatakse hoopis teistsugust elu. Elu, mille Jumal nägi sinu jaoks ette enne, kui sa siia ilma sündisid. Isand ütles Jeremiale, Jeremiia 1, salmid 4 ja 5. Enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Ja enne kui sa ema üsast välja tulid, pühitsesin ma sinu. Ma panin su rahvastele prohvetiks. Paulus rääkides samast saatuse kontseptsioonist ütles, et ta oli juba ema ihust kutsutud jutlustama head sõnumit paganatele. Kui aga Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane ilmutada mulle oma poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganate seas, siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega. See on Galaatlastele 1, 15 ja 16 salmid. Seega tulid sa siia maailma konkreetsel põhjusel, selleks, et olla kasulik isandale ja et ta saaks elada sinus ja sinu läbi. Jeesus ütles täpselt sama Johannese evangeeliumis. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest,
ta teeb vaid seda, mida ta näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Johannese 5:19. Ja Johannese 14:9-10 ütleb ta Philippusele: nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Philippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Kannatused on seotud sellega, mida sina arvad, et võid Jumala heaks teha, mida aga polegi ja mis on kasutu ning mida tegelikult iseloomustatakse kui ülekohtu tegusid. Sest Jumala tahte üle otsustajaks oled sel juhul sina. Muutus seisneb sinu alistumises Jumala vaimule. Sealt edasi juhib kogu sinu elu tema. Ja see elu, mis siis algab, ongi see, mida Jumal lõi sind elama. Ta lõi sind anumaks, kuhu ta võib tulla ja mille kaudu elada, et inimesed näeksid tema headust sinu palges. Inimesel ei ole loomupärane ennast sellisel viisil Jumalale alistada, sest enne kui sa annad oma elu Jumalale, valitseb sind sinu hing. Sind juhivad su emotsioonid, su enda mõtted ja perspektiivid. Need tulised katsumused, millest sa pead läbi minema, muudavad su vaatenurka nii, et sa enam ei mõtle, mida sina saad teha Jumala heaks, vaid sa teed end Jumalale kättesaadavaks, et tema saaks ise elada sinu sees ja sinu läbi. Kannatamine vabastab sind igasugusest eksiarvamusest sinu enda täiuslikkuse kohta. See järk-järguline muutus toimub aga ainult siis, kui sa kannatuse sees olles mõistad, et pead mingis valdkonnas valitsemisõiguse, mis alati sulle kuulunud, talle üle andma. Kui sa seda teed, tuleb Jumal ja võtab selle üle ning seal, kus sa enne otsustasid asju ise, avardab ta sinu võimet võtta vastu uusi ilmutusi, mõistmist ja arusaamu Jumala olemusest. Kui sa usklikuna ei kannata, jääb su hing alatiseks valitsema. Ja kui valitseb su hing, siis jääb su vaade Jumalale alati selliseks, kuidas inimesed ise Jumalat ette kujutavad. Kui kannatused teevad oma töö, siis hing vajutatakse maha, aga vaim ülendatakse. Nii et see oleks vaba vastu võtma püha vaimu värskeid impulsse Jumala olemuse kohta. Jeesus hoiab kindlat kätt selle kannatuste ristimise kohal. Tema on see, keda saab usaldada, et ta toob su ellu kannatusi siis, kui tema tahab ja kuidas tahab. Kannatuste ristimine on üks 2 ristimisest, mis kuulub täielikult Jeesuse pädevusse ja ta teostab neid ustavalt, et kutsuda esile vajalikud muutused. Seega algõpetused ja Sam Soulen. Ma siiralt soovitan igal ühel selle raamatu endale hankida. Ma usun, et siin on palju sellist, mille kaudu me kasvame täisikka Kristuses. Ole südamest õnnistatud. Amen.